kell on 5:50 hommikul, me oleme saabunud täna siia väga vara, mõni mees pole koju läinud üldse. Aga nooremad, nendel on teistsugune elurütm. Enam vastu ei peagi nii hästi vist. Ei, ma arvan, et siin pole vastu pidamine mingit pistmist, see on lihtsalt see, et inimene on öö läbi tööd teinud ja nüüd ennem peaproovi ikkagi tuleb natukene silm looja lasta. Palju ise siis nüüd selleks rolliks tööd tegid? Aga vana inimesed, need ei maga ju nii enam kunagi. Et me oleme harjunud sellega, et me magame öösel 3 tundi ja siis tuleme tööle. Aga ei, see on raske lugu. On päris raske lugu laulda. Wake me up before you go, cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go now. Take me dancing tonight. Nagu ei saa nagu tegeleda väga mitte laulmisega, samas on vaja tantsida, nagu seal videos on ju tantsib, on ju. Ega ta ise vist lava peal tegelikult samal ajal, kui seda lugu laulab, nii palju ei tantsi, aga mina pean seda tegema. Kas Heldur Harri väsitas ära tema seekordne roll? Näosaate 7. osa pani televaatajad küsimuse ette, mitut Germo murelit mina selles saates näen. Räägi, Germo esitamine on nii väsitav, et oled täiesti magama jäänud siia toolidel juba või? Ma pole veel saanud esitadagi. Ma olen juba nii väsinud. Juba enne seda? Ja, no tegemist on ikkagi hommikuga, mis siin ikka see lugu, mida ma tegema hakkan, on pigem hilisõhtune lugu. Kuidas sa selle siis nüüd niimoodi ära teed, kui Germo siin kuklas nii-öelda vaatamas on? No ütleme, et tibaimelik on ikkagi, kui originaalesitaja istub siin, et mis muidu siin mingisuguseid vanu ooperilauljaid ja kedagi järgi teha, noh. Midagi ei juhtu, aga siis ikkagi päris artist vaatab siin põhimõtteliselt niimoodi 2 meetri pealt, et noh, mis teed siis seal? Germo, ma vaatan, et sa siin natukene nagu patrulli pead, et kontrollid olukorda või? Ei kontrolli, kõik olukord kontrolli all. Thanks, Germo. Nüüd ma saan olla rahuliku südamega. Et ta ei kontrolli, tal on suva, jah? Ja, või et tal on olukord kontrolli all ikkagi selles mõttes. Aga kõigil Germodel, kes täna laval on kontrolli all olukord, ma saan aru? Ja kindlalt, jah. Ja. Ma 120% ma olen. Näita neile Germo, näita neile Germo. Kogu Eesti maaga, näita neile Germo, kogu Eesti elab kaasa. Näita neile Germo, näita neile Germo. Seal ta nüüd siis laval tantsib, hüppab, on nagu Germo. Riided on nagu Germo, olek on nagu Germo. Ma ei tea, ma ise teeks paremini, ma arvan. Ise teeks Germot paremini? Jaa. Ning ega ehk või ette Germol endal tuli seekord aga hoopiski Dieter Pooleni rolli hüpata ja koos Ann-Marleniga lava kuumaks kütta. Selleks vist saabki niimoodi valmistuda, et pead sinna rolli päriselt ise sisse minema, et ma olen väga palju vaadanud nende live-esitusi ja videoid ja süvenenud nendesse temasse kui karakterisse, aga seda ka koos oma lavapartneriga, nii et see on selline sünergiamäng meil täna laval. Sünergiat oli nii laval kui ka lava taga tunda ka Silveri ja tema seekordsete bändikaaslaste seas. Kuulsin, et seekord oled siis mingid suvalised tüübid tänavalt endale siia kõrvale saanud, et kuidas nendega siis on? Üllatavalt hästi on. Täitsa saavad hakkama. Joppas, jah. Mõnikord joppab kõrvus. Ääraliselt on, ma arvan, igaüks anname oma noodis. Me hoiame ka ennast tagasi. Üritada halvasti? Jah. Sa ka? Ma proovin niimoodi kuidagi kärinat teha häälega, et ma nüüd päris kiirabiga pärast ära ei viib. Poole loo ajalt. Ja jääd. Jah. Ma üritan ka. Jah, et aastakene jälle möödas, nüüd saab jälle ristikese kirja, et saab jälle mingi ennast korra lolliks teha ja siis läheb elu edasi. Mina ütleks, et see roll on Koidul nagu valatud. See lolliks tegemise roll, jah? Ei, just see Rod Stewart. Rod Stewart, okei. Ei, mitte lolliks tegemise ei ole. Ei, nii kui ma ütlesin, et Rod Stewart, üks on variant on maailmas, on Koit Toome, muu variant. Mina kõige siledam häälega poiss. Täpselt, kõige kähedam mees. Mina algus Silverit nägin, siis mõtlesin, et ta teeb Draakulat, vaatad teda silmi. Et Draakula ja siis
thing, eks ju. Mul on hea meel, et Silver on seekord kostüümiga eriti pingutanud. Jaa, see on üldse tore, jah, teistel on ikka volangid ja värgid, siis mul on tulen poest. Aga nii ta oli seal videos, et me teeme järgi. Veidi rahulikumalt, see-eest aga ühte enda lemmiklauljat järgi tehes astus lavale Saara. Mulle vist väga see artist Kate meeldib, et ta on mul lapsepõlve lemmik ja ta on nii ebanäosaatelik, mis mulle hullult meeldib, et see on siuke väike ninanips näosaatel, et siin ei ole show'd, siin ei ole nagu kellasid ja vilesid, siin on ainult nagu lugu ja sõnum, et mulle see lugu hullult meeldib. Et kindlasti punkte siit ei tule, aga ma arvan, siit tuleb sõnum. Välku lööb ja vihmas sajab. Taevad valitsejad hool. Laevu ranna poole ajab. Merel mõrgab teiste koor. Lauldes, et kui põhja lääme. Lähme varem laulud suus. Sest me põhja rahvaks jääme. Kelle rännu kirjas Allikal tuli lisaks laulmisele ja tantsimisele seekord ära õppida ka joodeldamine ja vilistamine. Väga väljakutseline number on ja lõppude lõpuks ma arvan, see oleks suur võit, kui ma saaks laval teha seda niimoodi, nagu see oleks väga lihtne. Ei tea, fake it till you make it lõppude lõpuks, et kui on raskena näiteks, ma arvan, vilistamine seal on ka, peale joodeldamist on raske, aga seal iga kord mõtlen, et kas tuleb välja või ei tule, siis ma ei teagi, kas tuleb välja või ei tule ausalt öelda. Mehe roll Varna tuli riputada kohvril, kes kehastus maas aelevaks Kaili minuks. Akrobaatika ei ole ju kõige lihtsam selles mõttes ka, et põrand on ju kõva. Kas seal on ka mingid trikid, nipid teil välja mõeldud? Ja, meil tuleb matt tuleb alla ja siis minu all veel kohe alguses on saunalina. Aga see saunalina on suht kiire, see ei püsi seal all. Et kõik laval välja tuleks, on kohvril ka omad nipid. Et nii kui sa hakkad mõtlema selle peale, et mis sõnad on või mis järjekorras mingid asjad tulevad, siis kaob see nagu muu tunne ära. Ja selleks me tegimegi väikse spikri, 3 sõna. Ja sõnad seal siis on? Eyes, affected ja rush. Need on mingite nagu sektsioonide alguse esimese rea mingid sõnad, mille järgi mulle meeldib, et okei, et nüüd on see koht, nüüd on see koht, nüüd on see koht. Suisa 2 rolli korraga oli seekord enda kanda võtnud Kadri. Võin olla su mina ja teine. Ma võiks olla su akude laadija. Ja võib olla su hommiku eine või kraadiklaadis. See on lihtsalt väga huvitav kogemus, sest et minu jaoks on oluline ikkagi minna rolli, mitte lihtsalt teha. Minna sinna inimese sisse. Ja nüüd on nagu nii lahe, hästi kiiresti ära vahetada nagu enda sees selle rolli või nagu tunde. See mäng mulle hullult tegelikult meeldib, see ongi juba lemmikmäng nagu lihtsalt. See ongi hea või. Topeltkogus tööd tasus ära, 7. näosaate võidu sai Kadri. Ise ta enda tehtuga aga siiski 100% rahul ei olnud. Ma ei armasta sind, sest ainult mina tean, kuidas sa haiget teed. Kogu aeg sama jutt proovides tuli nii hästi. Et see oli minu jaoks üllatus, et me ootame päris pikalt siin vaikuses ja kuulame teisi. Et see oli hea häält, mida varjutused ja terve hommiku, et see hakkas röövima tegelikult Ivarilt häält ära protsentidega. Aga väga hea, nüüd ma rohkem nagu, nüüd ma tean, et ma head rohkem järgi ei tee elus. Aga ma ei tea, kuidagi laulu lõpuks mul oli siuke tunne, et levitasin oma mõttes lihtsalt peale ja olin väga tänulik, et ta seda laulu laulis koos Ivar Põlluga, aitäh! Sai ainugi, mis minus sinu sisse jääb ja see